Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemasolemine. Tervist Pereraadio kuulajad, minu nimi on Heinar Laigna. Täna meie tähelepanu on kultuuri kõige olulisemal loomingul. See on inimisik ise. Me võime rääkida muusikast, esteetikast, arhitektuurist, kogu sellest hiilgepärandist, mida kristlik kultuur lõi ja selle looja ja ühtlasi ise looduna selle kultuuri poolt on kahtlemata Euroopa inimene, see on homo Christianus. Kes on see homo Christianus, mis teda siis iseloomustab? Eelmistes saadetes me oleme rääkinud dogmast ja dogma, mis käsitleb Jumal inimese kontseptsiooni. Jeesus Kristus, tõeline Jumal ja tõeline inimene. See inimese kontseptsioon, mis on Kristuses esitatud ajaloos ja millest hiljem jutustuste alusel on loodud dogmaatika, see tähendab kindel, selge, loogiliselt üles ehitatud õpetus. Sellele tugineb ka moraaliteoloogia, askeetika, need valdkonnad, nii teoorias kui praktikas, mis siis sajandite töö tulemusel kujundasid selle inimtüübi, keda Oswald Spengler iseloomustab kui õhtumaa faustilist inimest, kes on jõudnud mäetippu ja selles mäetipus on selle isiku vahetu seismine vastamisi kõiksusega, Jumalaga, absoluudiga ja seal ühtlasi ka see isiksus tajub teatud ääretut üksindust. See tähendab, temast on saanud isiksus, kes Jumala ees ühe isikuna vastutavana seisab. Kuidas see homo Christianus siis kujunes? Inimese ülesehitamine kultuuris on raske ja pikka aega nõudev töö. Me mäletame nõukogude ajal, et räägiti, ilmub uus inimene, homo sovieticus, nõukogude inimene, ja kujundati teadlikult kindlat inimtüüpi. See on loomulik igas kultuuritüübis. Aga vaatame, kuidas siis kujundati homo Christianust, seda Euroopa kristlast, kes tänasel päeval on jõudnud siis kriisi, totaalsesse kriisi, mis hõlmab ühiskonda, üksikisikut, perekonda, kõike. Kui me praeguse tsivilisatsiooni huku sees juba olles, mitte enam rääkides mingist võimalikust tulevasest hukust, vaid paraku Euroopa kultuur praegu on masendavas olukorras, siis väike tagasivaade ei ole mitte ainult kurb nostalgia, vaid kindlasti on sellel ka oma mõte. See tähendab, alati säilib mingi osa neid, kes läbi pimeduse aegade kannavad selle valguse sädeme, truuduse tõele ja muudele kaunitele väärtustele. Esimene punkt oleks siis selles teemas kosmoloogia ja kosmoloogia ehk universumi käsitlus inimese poolt kultuuris. Võiksime siis öelda, on kaks niisugust kardinaalselt erinevat ja vastandlikku suhtumist. Ühes kosmoloogias, mida me nimetame religioosseks, inimene ei sea ennast universumi kõige olulisema persoonina universumi keskpunkti, vaid ta tajub, et on suuremad jõud, millele ta on sunnitud paratamatult alluma. See väljendub väga selgelt ka tänapäeva ühiskonna kapitalistlikus selles lepingute tegemises, kus on selline sõna sees nagu force majeure, suurem jõud. Tähendab ka meie inimese keskne ja teadlikult ateistlik ühiskond on sunnitud arvestama suurema jõuga
ja tunnistatakse selle suurema jõu vääramatust, see on vääramatu jõud. See on see jõud, millele inimese tahe, ka kollektiivne tahe ei ole suuteline mingisugust mõju osutama. Ta on vägevam kui kõik riigid ja kõik kokku, seda tunnistatakse. Ja lepingutes see sõna tähendab seda, et kuskil on piir, millest alates ei olene midagi inimestest. Selleks on siis kas kosmiline katastroof, looduskatastroof või ükskõik mis inimesest suurem jõud, mis siis vääramatult võib inimeste kavatsusi, plaane ja lepinguid nurjata. Nii et praktikas me tegelikult käitume siiski religioossete inimestena, kui asi läheb tõsiseks, see tähendab, me tunnistame endast suuremaid vääramatuid jõude. Niisiis lühidalt, religioosne on see inimene, kes tunnistab, et universumi keskpunkt ei ole tema ei määra suuri maailma asju, vaid et selles hierarhias asub ta kuskil allpool, kus täpselt me ei hakka seda määratlema ega ole võimelisidki seda tegema. See on siis lühidalt, mis eristab ateisti religioossest inimesest. Tegelikult, kui range olla, siis ateist ei olegi. Näiteks vestlustes end veendunud ja absoluutseks ateistiks nimetavate inimestega selgub paari küsimuse peale, et nad seda ei ole. Tavaliselt on neid lihtne vedada eksitusse sellega, et küsida, kas te usute, et inimene on kõikvõimas ja et temas on erilised võimid ja siis selgub, et tema maailmapilt koosneb tervest reast uskumistest. Kui siis küsida, kas see on teaduslikult ja lõpuni tõestatud või usute te, siis selgub, et tema usub, et niimoodi on. Nii et inimene ei pääse uskumisest, see on inimolendile, ütleksime, primaarselt ainuomane. Inimene ei ole võimeline tegema midagi, millesse ta ei usu. Nii et sellest olekust ei pääse mitte keegi. Läheme meie teemaga edasi. Millest on tingitud see, et inimene, kellele on antud mõistus, olgu siis rohkem või vähem, me ei hakka arutlema siin IQ protsente ja nende jaotumisi, aga millest on üldiselt tingitud see inimese kurikalduvus? Miks väike laps võtab kaika kätte ja peksab puruks lilled peenra peal? Miks ta teeb midagi niisugust, mis on kuri, mis on halb, mis on purustav, mis on destruktiivne? Mis peitub inimese sees? Piiblis on öeldud, et inimese mõtted on kurjad lapse east peale. Millest see tingitud on? Millest on inimese sees kõik see halb? Kui vaadata ainult krimisaateid ja kõiki neid päevauudiseid ja asju siis või liiklust, siis mis on inimolendil viga? Kui ta ühelt poolt on, nagu ta ise väidab, homo sapiens ja veel 2 korda sapiens sapiens, mõistusega olend, kes ise ennast ei jõua ära ülistada, ja kuidas seda saab seostada kõige sellega, mis inimene teeb. Olgu siis üksikisikuna sotsiaalses ühiskonnas, või kui me loeme siin päev-päevalt uudiseid CIA salavanglatest ja tähendab, on sadiste, kellel meeldib teisi inimesi piinata. Kui ma loeksin üles siin kõik, mis on viimasel 7 aastal maailma sõdades toimunud, see oleks natuke liiga kohutav, et seda üles lugeda. Milleks inimolend on võimeline teise inimolendi suhtes? Kust tuleb see inimese jube, õudust äratav kurikalduvus, julmus, sadism? Kirikuõpetus räägib patulangusest ja nimetab seda päris patuks, peccatum originalis, mille tõttu inimeses on see viga sees, mida ta oma jõududega ei ole suuteline ületama. Vanadel rahvastel olid need maailma asjad juba algusest peale väga selged. Arhailisel ajal tajuvad inimesed juba endast suuremaid neid vääramatuid jõude ja kindlasti paremini ja selgemalt kui meie tänapäeval, sest nende elu sõltus vahetumalt ja otsesemalt loodusest,
ja looduse, ütleme, stiihiast. Tänapäeval meie elu on kindlustatum ja see loob meile mulje, et me ei sõltu enam, kuid tegelikult sõltume ikka. Mis asjad on siis need 10 käsku dekaloog? Selle 3 esimest käsku käsitlevad inimese suhet absoluudiga. Esimene käsk räägib absoluudist ehk Jumalast, see tähendab, et inimesel peab olema Jumal. Kes on temast kõrgem, kes määrab ta elu, aga et inimene on sellest teadlik ja tunnistab seda, mida me nimetame siis peenema sõnaga see vääramatu suur jõud. Teine käsk räägib sellest, et kui sulle on midagi püha, siis seda nime ei tohi ära labastada sagedase ja mõttetu tarvitamise läbi. Loodusrahvad nimetavad seda tabuks, see on puutumatu, meie nimetame seda selleks, mis on püha, see tähendab, inimesel peab olema mõiste pühadusest, sest sellest tuleneb ka ju tegelikult suhtumine inimesesse endasse. Ja 3. käsk käsitleb inimese suhet ja inimese aktiivset toimimist absoluudi suhtes, see tähendab pühitse pühapäeva, et kui inimene usub ja teab, et ta on mõistusega olend, siis üks päev nädalas on selleks, kus inimene kasutab mõistust üheks kindlaks otstarbeks. See on mõtisklemiseks selle üle, mis üldse on elu, mis on kõrgemad väärtused, mis on universum, mis võib olla inimese tähendus universumis, mis on olemasolu mõte, mis on elu mõte. See peaks olema inimesele elementaarne niisugune filosoofiline tunnikene kord nädalas peatuda eluvoolus ja esitada endale tõsiseid küsimusi. Ja ülejäänud käsud 4 kuni 10 käsitlevad inimese sotsiaalseid suhteid. Ja sotsiaalsed suhted on väga lihtsad. 4. käsk austa oma isa ja ema, 5. ära tapa, 6. ära riku abielu, 7. ära varasta, 8. ära valeta, ära tunnista valet ligimese kohta, see tähendab ära laima, ja 9. 10. käsk käsitlevad omandit ja omandi ebaõiglase himustamisega seotud inimesel olevaid ohtusid. Ja nüüd need sotsiaalseid suhteid käsitlevad käsud on ju tegelikult aktsepteeritud, ega siis ka meie tänapäeva ühiskonnas keegi neid ei eita avalikult, kuid neid eitatakse tegelikkuses. Miks siis inimene teades? On ju igal inimesel selge, et need käsud on loomulikud, me ütleksime iseenesest mõistetavad sotsiaalses ühiselus, üksteisega arvestamine ja nendest reeglitest kinnipidamine, millel elu püsib. Miks inimene ei suuda nende käskude järele siis elada? Miks head, mida me tunnistame, mida me peame õigeks, miks me ei suuda seda teha ja miks kuri, mida me vähemalt suusõnal põlgame ja hukka mõistame, miks me selles suhtes oleme nii aldid ja teeme seda? Apostel Paulus on ju selle sama asja klassikaliste sõnadega öelnud, mind õnnetut inimest, kes mind päästaks sellest olukorrast, head, mida ma tahan, ma ei tee ja kurja, mida ma põlgan, ma teen. Tema on selle inimolemuse sügavuse ausalt iseenda läbi ära taibanud. Ma arvan, et me kõik oleme selles olukorras. Enam või vähem ei esine ju mina siin ka mingi kohtunikuna ega näpunäitajana teiste suhtes, vaid see on meie inimolendite olukord. Ja erinevus on vast selles, kas me ausalt seda enda kohta tunnistame või mitte. Kellegi käest küsiti, oled sa aus inimene, sest talle taheti anda rahandusalast ametikohta. Ja see inimene vastas, põhimõtteliselt olen. No see on väga huvitav vastus, mille üle tasub mõtelda. Me oleme kõik põhimõtteliselt ausad ja head inimesed, põhimõtteliselt. Aga tegelikkuses meil kukub see asi väga tihti teistmoodi välja. Nüüd siis, kui inimest iseloomustab intellektum, mõistus, intellekt, scientia, teadmine, siis
6. eluaastast loetakse, on inimene täiesti küps oma mõistust kasutama selleks, et teadmise abil ise oma käitumist määrata ja otsustada, teadlikult valida, mida sa teed, vabalt valida vaba tahte läbi ja ühtlasi selle eest kanda vastutust. Niisiis need 4 punkti: mõistus, teadmine, vaba tahe, vastutus. Ilmselt mõistus on enamusel inimestel ja elementaarsed teadmised samuti. Kas te arvate, et need liiklushuligaanid, kes iga päev tänavatel hüsteeriliselt kõiki terroriseerivad, et nad ei tea, kuidas on õige liiklemine? Muidugi nad teavad. Kas kõik see, mida me oma elus rikume reegleid, kas me ei tea reeglit? Muidugi teame. Ja ometi parima tahtmise juures me märkame, et me ei pääse nende rikkumisest. Vastutus on see, mille eest me ei pääse. Ka sel juhul, kui on mingi inimkäitumise vorm, mis on olnud minevikus taunitud ja tänapäeval lubatud. Seadus ei karista ju näiteks sündimata elu tapmist, aborti, siis juriidiliselt ei ole ju inimesel süüd, kes seda teeb, kuid vastutus jääb ikka, mida tavaliselt kantakse traumadena oma psüühikas või siis ka oma füüsilises kehas, mille suurimaks karistuseks on hilisem viljatus, vähkhaigused ja kõik muud asjad. Nii et objektiivsete seaduste rikkumine võib olla juriidiliselt ühel või teisel ajal lubatud, kuid objektiivne vastutus sõltuvalt loodusseadustest jääb inimesele ikka. Miks ma rääkisin 10 käsust? Sellepärast, et tänapäeva arusaam paljudel inimestel inimõigustest on niisugune, et need 10 käsku, mis on keelava iseloomuga, ära tee, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära valeta, ära immusta teiste omandit. Me märkame, et tegelikus elus inimene arvab, et temal on õigus tappa, õigus rikkuda abielu, õigus varastada ükskõik missuguse nime ja vormi all, õigus valetada, õigus himustada teise omandit ja seda ebasoliidsete vahenditega omastada. Et see kapitalistliku ühiskonna moraalikoodeks on täielikus vastuolus religioosse 10 käsuga. Ja kui nüüd ega sellest 10 käsust ei pääse inimesed, ka mitte sellest 3 esimesest, mis on või kes on inimesele jumalaks? See tähendab, mis jõud on inimesele selleks absoluutseks määrajaks, mis määrab tema elu? Küsimus on siin, missugune jumal. Kui esimene käsk ütleb, mina olen issand sinu jumal, siis missugune jumal? Missugust jumalat inimene teenib? Sellest tuleneb ka see, mismoodi ta sotsiaalseid suhteid reguleerivaid käske edaspidi täidab. Ja kui sul jumalaks ei ole Kristus ega Kristuse isa, siis sa teenid teist jumalat. Sinu jumalaks võib olla saatan, sinu jumalaks piibli sõnaga mammon, aga mammonas tähendab tõlkes ebajumalat ja ebajumalaks võib olla ükskõik mis. Ja kui me kasvatame terveid põlvkondi üles sellises moraalis, et sa pead tulevikus oskama ennast müüa, või see väljendus, et läheb peale, labased väljendid, aga selle taga on tegelikult üks kohutav tõsiasi, see kujundab inimesel prostituudi psüühika, sa pead oskama ennast müüa. Tähendab, inimene on valmis tegema ükskõik mida, kui selle eest makstakse. Raha. Nüüd, kui raha on jumalaks, siis ei maksa imestada, et kõik muud käsud toimivad selles valguses ja selles jõus. Nii et ma arvan, et see inimõiguste käsitlemine väärjumala teenimise läbi ja selle vastandlikkus kristlikus mõttes 10 käsule peaks olema mõistuslikult võttes ilmselge. Ja nüüd, mis on siis inimese vabadus?
Selle sõnaga on ju kõige rohkem inimene iseennast petnud. Inimene tahab olla vaba, ilus, see on niisugune ilus ütelus ja kõlab väga kenasti. Aga mida see tähendab? Mis asi on vabadus? Kas vabadus on see, mida paljud arvavad, et vabadus on see, et mul, kui ma tahan, siis ma vedelen voodis magada pool päeva, ma olen vaba, mind ei aja keegi üles, mul ei tohi keegi öelda, et tõuse üles kell 6 või kell 7 ja tee natukene võimlemist ja pane ennast kiiresti vormi ja hakka tegutsema, õppima, tööd tegema. Et vabadus tõlgitseb inimene oma laiskuse, mugavuse ja ego laiutamise soovist lähtuvalt. Kas see on vabadus? Kui minu käest küsitakse, siis ammu elukogenud inimesena ja balti-saksa kultuuris kasvanud inimesena, kus oli selline mõiste nagu kohus, kohuse tunne, siis mis on vabadus, kui inimene ütleb, et vabadus on see, et ma teen ainult seda, ma tahan, siis tuleks öelda, vabadus on see, et ma tahan teha seda, mida peab tegema. Ja ma olen vaba seda tegema. Need laused minule formuleeris esimesena minu isa lapsena. Ma kasutan võimalust tänada oma vanemaid kõigi nende õpetuste eest, sellest põlvkondast ja nendest aegadest, mil kohusetunne, vastutustunne olid rõhutatud inimese ego ees, kus inimene pidi oma ego allutama üldisele hüvenõudele. Siis see vabaduse väärmõiste ongi kaasaja inimese kõige suurem õnnetus, sest ta arvab, et ta on vaba, kui ta ei pea enam kinni pidama reeglitest ja ajaloost tunnetatud kindlatest käskudest, mis tulenevad objektiivsest, universaalsest, eetilisest printsiibist elu säilitada ja hoida. Kas inimene, kes on oma kirgede, laiskuse, mugavuse, mängukann, kas see inimene on vaba? Ma ei tahaks siin pikalt seda analüüsida, ma arvan, et raadiosaade peab mitte kõike lõpuni ära seletama, vaid ta peab ergutama inimest ise mõtlema ja andma selleks teatud niisuguse otsa kätte, juhtima tähelepanu teatud ilmingutele, et inimene kasutaks oma arutlevat mõistust, oma intellektumi ja oma teadmist, et iseendas ausalt selgusele jõuda selles asjas. Sajandist sajandisse võime rääkida vähemalt nüüd juba ligi 2000 aastast, mil ühes kultuurkonnas on kujundatud ja kasvatatud seda homo Christianust. Homo Christianuse kasvatamisel on olnud kirikul võimsad abivahendid, mitte ainult põhjalikult läbi töötatud antiik- ja arhailise ajastu intellektuaalne pärimus, hellenism, vaid sügav inimese tundmine,
mille on munklus ja erakmunklus, anahoreedid andnud psühholoogiateadusele. Anahoreetide raamatud, anahoreedid olid üksik erakud, kes näiteks kõrbeerakud, nende askeetikat käsitlevad teosed, see on niisugune tase, kuhu kaasaja psühholoogia, võiks öelda, on vaevalt ukse peale jõudnud. Ma mäletan aega, kui Peeter Tulviste õppis Moskva ülikoolis psühholoogiat ja me kohtusime Tallinna antikvariaadis. Ja Peeter Tulviste ütles täis niisugust vaimustust, aga ka üllatust, et meie psühholoogiateadus on ju alles tita, jesuiitidel oli ju kõik selge. Oli väga õige märkus, ta oli avastanud kah, et kõik asjad on juba ammu teada ja väga põhjalikult ja väga sügavalt ja Rooma katoliku kiriku moraaliteoloogia õpik juba näitab meile, missuguse peenuse, sügavuse ja põhjalikkusega inimloomust ja psüühika toimimist tuntakse. Ja milline praktika on seal taga. Kõik selle väärtuslikku me oleme täiesti heitnud kõrvale ja unustanud ära. Ja selle tulemuseks ongi siis inimese degenereerumine ja degeneratsioon ja inimolendi allakäik, sest kultuuris inimolendi ülesehitamine on kõige raskem töö. Ja milles see töö seisneb? See seisneb selles, et allutada kõik emotsioonide, kirgede maailm totaalselt mõistusele ja teadmisele. See on mõistuse ja teadmise absoluutne valitsus emotsionaalse ja füüsilise maailma üle. Askeetika ongi ju õpetus, kuidas seda teostada elus, see tähendab harjutamist. Ja harjutamine on see, et inimene valitseb ennast. Näiteks, kui sul on lemmiktoit, aga sa ütled endale, ma panen selle lauale, tunnistan, et see on ilus ja et ma seda tahan ja ütlen oma kõhule, aga täna sa ei saa seda, sest ma olen otsustanud selleks, et treenida oma tahet, ma ei allu isule. Milles väljendub mõistuse ja teadmise valitsemine? Selles, et ma olen suuteline kõigepealt piirama, võtame päris lihtsad eluasjad, millest elu tegelikult koosneb. Toitumine, jookide tarvitamine. Kui allutada kogu elu rangelt mõistusele ja teadmisele, siis paljud inimesed teevad selle pöörde elus alles siis, kui on valesti elatud ja vale eluviiside tõttu rikutud tervis on viinud inimese kriisi, siis ehmatatakse ära, tehakse pööre ja siis on lausa imetlusväärne vaadata, kuidas pärast väga raskeid terviserikkeid inimene päästetakse elule nii-öelda, ütleme selle läbi intensiivravipalatite ja kui inimene teeb pöörde, siis ta lisab omale peaaegu veel teise elu otsa. Mina mäletan neid, kes 40-selt olid südamega suremise ääre peal ja elasid 94-ni täie jõulist iseseisvat elu, ei vajanud abistamist ega mitte midagi. Sest nad tegid pöörde oma elus ja allutasid oma eluviisid toitumises ja kõiges muus rangelt mõistusele ja teadmisele. Väga lihtne. Aga nüüd on oluline küsimus. Me ju enamasti siiski on teadmised nii levinud, et mismoodi või missugused on tervislikud eluviisid. Miks inimene ei ela siis nende järgi? Miks inimene ei hooli ja teadlikult hävitab oma tervist suitsetamisega, alkoholiga, millega tahes, valesti toitumisega, liigtoitumisega? Millest see tingitud on? Miks inimene ei suuda? Miks ei tööta inimesel tahe? Ja siin tulemegi tagasi religioossete suhete juurde. Kui inimene religioosses usus tunneb vastutust absoluudi, Jumala, universumi, mille tahes ees, et temale on antud elu, kuidas ma seda elu hoian. Vastutus, aga vastutus ka sotsiaalses plaanis, mis õigusega me hävitame oma elu, hävitades selle läbi perekonda, tuues lisakulutusi perekonnale ja riigile, kes ravima meid peab,
või et kahandab meie energiat ja elujõudu, et me ei saa hoolitseda oma laste eest või mis tahes. Sotsiaalses ühiskonnas kõik mõjutab ka teisi ja muutub koormavaks teistele. Seetõttu on tarvis inimesel austust selle absoluudi ees ja me nimetame seda Jumala kartuseks. Käsud ei ole mitte meie suurte õiguste piiramiseks mõeldud, vaid meie hüveks, et nendest kinni pidades õnnestub ja püsib elu meie käes. Nii ääretult lihtne see ju iseenesest ongi. Ja et inimene kõige lõpuks kõige eest peab vastutama. Praeguse ühiskonna masendav pilt, see ääretu labasus, mis valitseb, see tühisus, see tühiste inimeste niisugune karglemine ja käkslemine ja iseendaga. Ja me näeme seda ka kujutavas kunstis. Kui keskaja ja ka veel baroki ajal inimene kujutab imet tegevat dogmat, siis vaadake, missugune sünnib esteetika, milline kujutav kunst, missugune arhitektuur, missugune muusika. Ja nüüd, kui inimene on kaotanud ära selle universaalse absoluudi tunnetuse ja ta saab kujutada ainult iseennast, mida ta kujutab. Tal ei olegi midagi kujutada. Selle tõttu on kujutav kunst ära kadunud, on antikunst, tühjus on. Inimesel ei ole iseendast mitte midagi pakkuda, tühi. Ja seda tühjust määritakse siis kõigile peale, seda tühjust ja labasust. Nii terved õhtud televiisor ju peaaegu muud täis ei olegi. Kui tühja labasust, aja raiskamist, mõttetust. Aga mida me näeme seal? Me näeme seal, kui tähtsalt kõik inimesed ennast tunnevad, kõik on veendunud, et igaüks neist on kõrgem kui universum ja Jumal, vaid peaaegu, et kogu selle universumi ainukene ja kõige olulisem, kõike määrav keskpunkt ongi ise see force majeure, see vääramatu suurim jõud. Seda on ale ja kurb vaadata. See on kaugel ära sellest suurest tarkusest ja tarkus on alati alandlik. Sest tarkus tunnetab jõudude vahekorda ja teab, kus ja mis on inimese koht. Ja kui me selle proportsiooni tunde kaotame, siis me elame paraku hukkuvas tsivilisatsioonis, mida ei juhi enam mõistusega intellekt, vaid kus inimesed orjavad oma kirgesi, oma emotsioone, oma egot, oma pahesid ja seda õigust oma pahesid kultiveerida nimetab inimene inimõiguseks. Aga vastutus jääb. Sellest inimene ei pääse. Keskaja kristlus oli seetõttu aristokraatne. Ta oli seadnud kõrge ideaali, mille poole kasvatati terveid rahvaid. Voorus, tõde, ilu, justitia, õiglus, fortitudo, tugevus, prudentsia, tarkus, temperantsia, mõõdukus, enesevalitsemine. Ma rõhutan, enesevalitsemine. Ja väga ilus ütelus temperantsia est rationis in libidinem dominatio. Mõõdukus on mõistuse võim kire üle. Tallinna dominiiklaste kloostris on kivist bareljeef, kus ingel valab kannust veini. See vein purskab kannust nagu tuletõrjevoolikust vesi. Tähendab, see on kohe selge, et see on füüsikaseadustega ei ole kooskõlas. Ja selle pealkirjaks on temperantsia, mõõdukus. See on väga ilus kahes mõttes. Esiteks, ingel ei pea hoolima loodusseadustest. Veini voolab nagu tuletõrjevoolikust, aga temperantsia tähendab mõõdukust ja enesevalitsemist. Et ükskõik kui palju teda on, sa pead teadma oma mõõtu ja pead säilitama väärikuse ja enesevalitsemise. Ja Püha Benediktuse reeglis, kloostri reeglis, me teame, et normaalses ühiskonnas veini tarvitamine mõistlikult ei ole alkoholism
Itaaliast, Prantsusmaal, Saksamaal, Šveitsis, kus tahes on loomulik, et lõuna või õhtusöögi juurde ka kloostrites on klaas veini. Ja Benediktuse reegel ütleb, et veini joomise mõõt on kui palju? Kainus, eneseväärikuse säilitamine ja helleenlikus kultuuris olid sümposion kreeka keeles. See oli niisugune härrasmeeste klubi, kus tuldi kokku, vesteldi, lamati niisugustel lavatsitel, seal teenindati, toodi viinamarju ja loomulikult peekriga veini. Ja reegel oli selline, esimene peeker veini on terviseks, teine peeker veini on heaks tujuks, kolmas peeker veini huvitavaks vestluseks ja siis läheb härrasmees koju. Mõõdukus. Ja edasi on siis öeldud meile väga tuntud asju juba. 4. ja 5. peeker lärm, 6. peeker juba läheb tüliks ja 9. 10. peeker oli siis hullus ja mööbli lõhkumine ja märatsemine. Tahakski lõpetada selle natukene nii humoorikalt kõlava kreeklaste määratlusega ja soovin, austatud raadiokuulaja, kasutada seda jumalast antud imelist andi, mille nimi on mõistus, intellektum. Ja mõista seda, et vabadus on mõistuse valitsemises kirgede ja emotsioonide maailma üle ja kohuse täitmises. Olgu meil kõigil iga päev jõudu ja edu selles üllas ülesandes. Ja lõpuks on võimalus kuulata meil ühte baroki suurmeistrit Marc-Antoine Carpentier aastatest 1645–1704 tema teumi, mille võimsad helid räägivad meile ülevatest inimtunnetest ja edasi juba kuulake.
olemine ja olemasolemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine. Olemine ja olemas olemine.